Nii. Tere Tartu, tere Tallinn, tere kallis 3D kogudus. Mina olen Rando ja ma olen alates juulist sellesama 3D koguduse Tartu poole pastor. Ma igaks juhuks tervitan ette ka neid, kes pruugivad võib-olla internetist järgi vaadata, nii et olge minuga. See nimekiri, see omaduste seeria, kus me praegu oleme, siis kus me räägime kuninga omadustest, kuninga karakterist, on siis ihad, julgus, egoism, meeleparandus, vastutus, autoriteet. Ja see on päris uhke ja kirev nimekiri ja sellest ma oleks võinud valida ükskõik millise alateema, kuid selle läbi oleksin kohe ka tunnistanud enda sees nende teemadega mingit probleemikat, seega ma teadsin, et autoriteedi tõttu jään ma määratud konteksti, mis on kadedus. Ma teeksin siia palve, et Jumal hoiaks mind vaos, sest mul on enda kogemustest lähtuvalt siis selline taju, et ma võin eksida ära nagu sellest teest, mis mulle on antud ja rääkida võib-olla liiga palju erinevatest spetsiifikatest ja rääkida vähe olulisest. Kallis taevane isa, ma palutan, et see, mida ma siin ütlen, see, mida ma välja räägin, oleks sinust juhitud ja isa, et ma ütleksin olulist ja et vähe olulisem jääks selgelt tahaplaanile ja Jeesus, et ma võtaks neid sõnu siin pähe ja ütleks välja neid teadmises, et sina oled täiuslik, aga et mina olen puudulik. Jeesuse nimel, amen. Kui ma seda kõne hakkasin ette valmistama, siis kõigepealt ma mõtlesin lihtsalt endamisi, et millal ma viimati üldse kadedust tundsin ja kas ma üldse mäletan, mismoodi seda tunda saab, mis see üldse on ja läks natukene aega mööda, olin ma kuskil poolel teel valmistamas seda kõne ette, siis meenus mul äkitselt, et tegelikult on kadedust igal pool ja ta avaldub mitmes eri vormis. Matkimine kui arenguprotsess, see on siis teistsuguste väärtuste või omaduste, kvaliteetide ihkamine, ihaldamine ja muidugi kadetsemine ise nagu põhivormis. Ja need kõik, mis ma praegu välja tõin, need on tegelikult sümptomid ja need on meie sees varjus, see tähendab, et nad ei avaldu võib-olla nii selgelt ja kogu aeg, aga kindlasti ei ole see nii, et see on mingisugune probleem, millega tegelen ainult mina või millega tegeled ainult näiteks sina. See on meie kõigi sees ja kuna see avaldub nii harva ja segaselt, näitekski kui ma reaalselt mõtlesin, millal ma viimati ise seda kogesin, siis ma ei suutnudki leida konkreetset momenti, aga kui see siiski see hetk jõuab kohale, kus me märkame, siis kuidas sellega tegeleda? See on küsimus. Üks USA mõtleja, kristlik mõtleja Timothy Keller on öelnud järgmiselt. Envy robs you of all joy, love is the solution for envy. Siis kiires tõlkes, et kadedus või kadetsemine varastab sinult kogu rõõmu, armastus on lahendus kadeduse vastu või siis kadeduse eemaldamiseks. Ja printsiibis paistab asi üsna lihtne ja ilmselt see ka nii tegelikult on, et armastus on lahendus kadeduse eemaldamiseks, kuigi selles reaalsuses, selles infotulvas, kus meie elame, siin see kõik nii kergelt ei käi, et lihtsalt ütleme ühe lause ja siis on kõik korras. Sest juba 1960-ndatel laulis ansambel The Beatles All You Need Is Love. See lugu on suur hitt veel tänapäevalgi ja see on äärmiselt tugeva sõnumiga laul. Ma olen täiega selle looga kaasas olnud. Ma mäletan, et kui ma olin teismeline või isegi sellest veel varasem aeg, siis kõik poisid, tüdrukud minu ümber ikka ümisesid ja laulsid seda ja ma nõustusin siis selle laulu sõnumiga ja ma nõustun selle laulu sõnumiga ka täielikult täna. Aga nendest põhikoolitundidest, tähendab siis muusikatundidest on omajagu aega möödas ja ma lihtsalt paluksin siin tänases hetkes, et me korraks mõtleksime sügavalt, et mis kaal on sõna tähendustel. Näiteks mõned meist siin saalis armastavad šokolaadi. Mõned ütlevad, et mina armastan mõnd head jooki, mõni lihtsalt mingit sööki. Mõni ütleb, et tema jaoks on väga südamelähedane pesupulber. Ma lihtsalt paluksin, et võtaks korra mõtlikumal toonil selle sõna
ette, mida tutvustas Jeesus oma tegude põhjal ja sõnades ja mida hiljem seletas lahti ka apostel Paulus. Vot see on midagi täiesti teiselt tasapinnalt ja siin ei ole mitte midagi pistmist pesupulbriga. Loeksin siis armastuse ülemlaulust. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Need on tõsiselt sügavad sõnad ja see on lihtsalt nii hea sõnum, et ma ei saa jätta lihtsalt välja ütlema, et ma tõesti jumaldan seda sõnumit ja ma jumaldan Jeesust. Just see on see arm, mida Jumal pakub ka täna sulle. See on hämmastav, see on piiritu, see on kohati hoomamatu ja see tegelikult põhiessentsis ongi see armastus, mida Jumal pakub. See on tingimuseta agape. Aga ma võtaksin korraks nüüd jälle hoogu maha ja tooksin välja ning võrdleksin kahti inimtüüpi, kes oleme siis just meie ja mitte mingid väljamõeldud tulnukasarnased tegelased. Need omadused siis, mis ma välja toon, on tänamatu süda versus tänulik süda. Tänamatu süda ei saa graatsiast aru. Ta ei saa aru, et Jumal on inimkonda loomishetkest alates armastanud. Seega ta ei tunnista ka autoriteeti peale iseenda, ta arvab, et tema on ise maailma valitseja, kuna ta ei pea maailma algupäraks loojat, ta ei arva, et maailma alustas Jumal. Ta ei saa tunnistada ka suurt plaani või üldse mingit plaanipära, sest see algus seal oli kõik mingisugune matemaatiline õnnetus. Tänulik süda seest on sellise uhkuse minetanud, sest ta teab, et Jumal on teinud väga palju olulist, et üldse inimesel saaks olla elu ja et inimene võiks sellest kaduvusest pääseda. Ta tänab iga päev elavat Jumalat, kes jagab üldse inimestele mingisugustki õnnistust. Ja see tänulik süda mõistab ka seda, et on selge plaan, Jumalal on selge plaan, kuidas ka jõuda veel nendeni, kes veel ei tea teda. Siinkohal püüaksin vastata 2 küsimusele, mis oleks sellised lisaküsimused, mis võib-olla on teie seast tekkinud. Nimelt üks on siis, miks maailm alguse sai, miks Jumal selle alustas. Jumal valmistas tegelikult maailma enda meele heaks ja tunnistuseks lihtsalt enda kvaliteedist. See seletus on leitav Jeesuse elatud elus, tema sõnades ja tegudes. Ja lihtsaim viis seda tõdeda oleks siis süüda veits piiblisse või teine variant, vaadata lihtsalt loodusesse või üldse loodusse laiemalt, kas siis kosmoloogia või astroloogia näol ja see kõik räägib hiilgusest. See räägib sellest hiilgusest, kes tegelikult on selle autor, selle looja, kes on seal taga. Ja samavõrdselt räägib selline taplemine, käkkimine ja ära soperdamine ühest teisest isandast ning meie inimloomuse nõrkusest. Jumal siis iseendas on ainus olend universumis, kelle olemuses on lubada kogu au iseenesele. Ta on perfektsus. Tema kontekstis aga suurim vahe sellel ihkamisel ja kadetsemisel on see. Jumal ihkab iga päev seda, et parim plaan täituks meie eludes. Aga ta ei saa kadetseda, kui näiteks inimolend valib millegi muu. See oleks tema kvaliteedile vastu ja ta on öelnud, et ta on püha, ta on täiuslik, õiglane iseeneses. Ta on küll kinkinud meile vaba tahte ja seega tõepoolest läbi selle on meil võimalik öelda ei ja seda lõpuni välja. Aga nüüd tagasi tulles kadeduse teemale, võrreldes seda tänamatut südant ja tänulikku, siis võtaksin selle võrdluse kokku selliselt. Kadedusel on väga kerge pesitseda tänamatus südames, võimatu on seda tal teha aga tänulikus südames. Väga oluline on mõista tähendusi, seega ma
tooksin korraks veel välja, mis erinevus on näiteks siis matkimisel, igatsemisel ja tavalisel kadetsemisel. Näiteks kadedus lööb isekusena välja eriti siis, kui inimene usub, et nii-öelda kõik sammud, mis ta teeb, on tema enda valikud, tema enda otsused ja kõik tema nii-öelda saavutatu on tema enda jõust, et see on kõik tema enda tulemus. Seega ta on kõik selle hea ise välja teeninud, seega ta ei pea ka kellelegi tänu avaldama, ta ei pea olema tänulik. Ja seeläbi ta ka ei saa kuidagi uskuda või arvata, et ta on midagi valesti teinud, sest üldse mingeid suuremaid printsiipe pole, seega ta ei vaja ka mingit armu ja ukse taevasse või kuhu iganes mujale avab ta vajadusel ise. Nüüd matkimine seest on igati loomupärane nähtus. Meil kõigil on see protsess, kus me oleme väikesed, me kasvame, me jäljendame kedagi, me võtame mingeid omadusi omaks, võib-olla alateadlikultki ainult. See on bioloogilises plaanis väga vajalik, aga kui me saame vanemaks ja me hakkame lihtsalt ihkama tühjalt mingeid kvaliteete, mis ei ole meie võib-olla eluteel olulised või vajalikud, siis me lihtsalt tegelikult lõhume ennast, me lõhume enda jaoks mõeldud plaani ja lõhume seda ümbritsevat keskkonda. Praktiline näide oleks midagi sellist, et kui keegi, kes pole muusikaliselt õnnistatud, näiteks ihkab olla hea muusik või näiteks ta tunneb südames sellist nagu kadetsustunnet, kui keegi näiteks teenib aplausi või nii-öelda esineb hästi. Ja selline kadedus tegelikult muud ei tee, kui röövib ära talt selle rõõmu, et ta saaks ise võtta selle hetke Jumalaga ja otsida see enda koht elus ja leida see enda koht elus. Ja selle kõige kaudu ta lihtsalt pimestab end sellest, et kuulata üldse Jumala tahet. Ta justkui mõtleb endamisi, et kõik, mis temale on antud sellele siis nii-öelda ideaalsele inimesele või sellele muusikule, siis, et talle on antud midagi palju silmapaistvamat ja see, mis minule on antud, see on nagu mingi käkk. See teistsuguse ihkamine on tegelikult väga levinud ja kui me vaatame lihtsalt näiteks kas või ajakirjandusse, online meediasse, siis väga palju on sealt sellist signaali, et kõik, mis mujal tehakse, on parem. Kõik, mida naaber teeb, on parem. See on siis just see näide, et kõik, mida Soomes tehakse, see on ikkagi parem. Ja kõik, mida üldse Skandinaavia poliitikas tehakse, on märksa parem ja kvaliteetsem kui meil Eestis. Ja see on selline mõttetu võrdlemise probleem, kus ei saada aru, ei saada kontekstist aru, kus on nagu Eesti riik seisnud, olnud ajaloos ja kus on teised riigid olnud. Et võrdlemine iseenesest printsiibis ei ole halb, aga teatud kontekstis on see lihtsalt kasutu. Vaatame korraks ajalukku. Mõned teist ehk teavad, et elas kunagi üks mees, kelle kohta Jumal on oma sõnas Piiblis ka välja öelnud, et ta oli mees minu südame järgi. Ja ma pean praegu silmas kedagi muud peale Jeesuse. Ma pean silmas Taavetit, kes võitles vägeva vilisti Goljatiga. Et ehk olete te kuulnud seda lugu siis Taavetist või Goljatist. Kui aga ei ole, siis lühidalt öelduna, kui Taavet oli noormees, käis ta oma isa alluvuses. Nagu ikka seal kultuuriruumis oli omane, ta karjatas lambaid, tegi töid, mis tarvis, küttimisest sai ühel hetkel sõjapidamine ja sellest sõjapidamisest sai selge elu osa. Siis kui karjatamine tuli jätta ja minna teenima kuningat, kelle nimi oli Saul, oli Taavet valmis panema tolle nii-öelda hetke vajadused maha ja võtma vastu siis kuninga käsud, võiks nii öelda. Kui olukord jõudis selleni, et üks võimahne rahvas oli valmis nii-öelda Sauli, siis kuningas Sauli rahvast ründama, siis Taavet jällegi oli kohe valmis maksma mis iganes hinda, et kaitsta oma rahvas siis. Ja see tuli just läbi selle, et ta taotles Jumalalt parimat. Võib ka eeldada, et teda ajandas lihtsalt oma rahva hoidmine, aga tegelikult on Piiblis näha, et miski muu teda rohkem ei sütitanud kui see, et keegi tõotas tema
elavat Jumalat. Ja tolle ajastu ütleme, kontekst on selline, et need ümberkaudsed rahvad seal Iisraeli maadel, need ei uskunud üldsegi ainujumalasse, vaid need uskusid jumalusi ja mitmeid jumalaid. Ja seal võitluses, kus lõpuks siis Taavet astub Goljati vastu, ei tahtnud Taavet mitte näidata enda vägevust üles ega ka lihtsalt ei üritanud võidelda Goljatiga siis omast tarkusest või kavalusest, vaid ta tahtis, et Jumala au saaks toodud esile ja see, et ta üldse sinna duellile määrati, oli tegelikult juba märk tema vankumatust usust. Kuningas Saul oleks võinud ise minna ja võidelda, kuid issanda plaan oli suurem ja seeläbi lasi Saul sel karjasel Taavetil nii-öelda proovida. Ja loo kokkuvõtteks siis Taavet võitiski ära selle vägevalt relvastatud ja suures tugevas metallrüüs mehe ja ta tegi seda lihtsalt usu ja rakkulkaga. Goljat oli täielikult pimestatud sellisest välisest ja näilisest nagu jõulisusest ja tugevusest ja kohe peale seda sündmust oli Saul justkui imestunud, et mida nüüd Taavet tegi ja korda saatis. Tegelikult Taavet, nagu ma ka enne ütlesin, usaldas täielikult Jumalat ja andus täielikult Jumalale. Ja tegelikult ka üks oluline moment enne seda lahingusse minekut Goljati vastu, Taavet ja Goljat siis, seal oli see moment, kus kuningas Saul pakub oma rüüd ja relvastust Taavetile. Et justkui Saul vaatas, et see karjane, ta on küll ustav ja paistab nii-öelda, et issand on temaga, aga ikkagi, et võta see väline kraam ka kaasa. Siis Taavet kuidagi ei saanud sellega nõustuda ja ta otsustas, et minul ei ole seda vaja, minul on Jumal. Just selline andumine viis aga välja selleni, et Sauli ja Taaveti vahel tekkis täielik selline konflikt. Saul, tema oma kuningas, Taaveti oma kuningas, sai tema peale väga kadedaks. Tänamatus tuli Sauli hinge ja justkui ühest hetkest piisas, et sinna tekkis viha oma lähedase teenri vastu. Taavetit saatvad need tunnustähed ja need teod, need olid märgid sellest, et issand on tõepoolest Iisraeli rahvaga, kuid Saul ei olnud mitte tänulik issandale, et Jumal on valinud sellise mehe üldse, et teha rahva seas tunnustähtesid ja tegusid, vaid ta oli kade, et ma justkui ise ei saa särada seal kõige kõrgemal aupaistes enam. Aga tuleme tagasi nüüd tänapäeva ja me teame tegelikult, kui raske on rõõmustada teise inimese edusammude üle usuteel või mis iganes teel. Et ma olen seda tundnud, et nii on see tegelikult igasugustel teeradadel, kuhu iganes me satume. Ikka on see, et me tahaks endale kuidagi nagu au tuua rohkem, kui märgata teise edusamme ja olla rõõmsad koos, üheskoos. Ja niisiis meie ühiskonna sellised indiviidid, mina, sina, me ei ole üldse erinevad ega ettemad Taaveti ümber elanud inimestest. Meil on see ikka see sama probleem, see isekus, see on kuidagi meie inimloomuses nii fundamentaalne, et me peame vaatama, kuidas Taavet suutis seda kontrolli omada. Ja kokkuvõtlikult Taavet seda kontrolli suutis ainult hoida läbi usu ja usalduse Jumala vastu. Ja see on, ma arvan, meile kõigile mõttekoht. Ma loeksin korraks veel piiblist juurde sellest momendist, siis, kus Saul ja tema rahvas sammub sealt Goljatiga lahingust koju. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha ja ta ütles, Taavetile annavad nad 10 000, aga minule annavad nad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõõrdi vaatama. Ja kui me lihtsalt tsipake veel meenutame seda ajastut, siis me näeme, et ja kui me meenutame seda, mida eelmistel pühapäevadel on öeldud, siis kuningas Saul, ta ei olnud halb mees, aga ta ei suutnud Jumalat lõpuni teenida. Ta suutis seda teha mingitel eluetappidel,
kuid mitte kõige olulisematel ehk siis kõige pingelisematel hetkedel. Kriitiliseks tema puhul said need mõtted, siis need otsused, need valikud, mis ta tegi enda, mitte Jumala kuningriigi või Jumala auks. Ja nende samade otsuste ja valikute ees seisame meie ka iga päev. Me valime, kas teenida iseennast või teenida Jumalat. Kas minna kinno või teha näiteks pere jaoks või koguduse jaoks midagi head. Kas panustada kogudusse täiega või panustada riidekogusse, osta uusi riideid. Nii et kus raha, seal süda. Käiksin siia välja kohe ühe kadeduse definitsiooni ka. Et kuna see on nii hämar teema ja võib-olla segane teema, siis lihtsalt ma üritasin leida mingit printsiipi, mis võib-olla võtaks selle paremini kokku ja ma leidsin, et selline sõnastus siis. Kadedus, see on leppimatus sellega, et autoriteet kui Jumal ehk Jumal on alustanud kõik, mis üldse me elus kogeme, tema määrab ja juhib. Ja lihtsalt seletuseks veel juurde, et ta ei juhi sunniviisiliselt, ta on andnud meile vaba tahte, seega me saame teha midagi muud, aga kui me ei mõista, et see, mida ta pakub, on parim, siis me tõesti tahaksimegi midagi muud, aga tõesti Jumal pakub parimat, sest ta on perfektsus. Kuvaks siia ekraanil ühe pildi. Selline kritseldus siis. Ma käisin hiljuti oma elus esimest korda pulmas. Ja ma pean ausalt ütlema, et nüüd me jõuame selles jutluses sinna, kus ma tunnistan, et ma tundsin väga selgelt kadedust. Ma ei tundnud kadedust just nagu selles osas, et kes abiellub kellega, vaid ja mitte ka selles osas tegelikult, et just kui ma oleks tahtnud ise abielluda temaga, kellega Sven Jonatan abiellub, vaid et midagi laiemat, et miks Jumal annab kellegile mingil ajal ja miks ta mulle ei anna. Aga siis ma sain aru, et ma tegelikult pimestan ennast selliste mõtetega, sest tegelikult Jumal annab, kui me otsime. Ta on öelnud, et kui me otsime esmalt tema kuningriiki, siis ta annab kõike muud pealegi. Ja mind rahustab see mõte maha, sest ma tean, et kui ma teda otsin, siis ta annab muud pealegi, mida on vaja. Aga tõsisemale toonile tagasi tulles, siis ma arvan, et kõigile meil on selge see, et lihtsalt püüda, mõista, andestada, parandada enda tuju, olla rõõmus, jagada rõõmu, suhtuda armastavalt. See on omast jõust mingil ajal ja mingi piirini võimalik, aga varem või hiljem me kõik eksime, me oleme seda teinud ja me teeme seda ka edaspidi. Ja me murdume selle raskuse all. Aga meile kõigile on kingitud Jumala arm ja selle kaudu me saaksime püsida sellel õigel suunal, sellel heal suunal alati. Niisiis armastus iseenda jõust püsib mõne aja, aga Jumala arm püsib igavesti. Ja kõik, mida me üldse Jumalast teame, kui me võib-olla oleme siin koguduses esimest korda, me ei ole üldse kokku puutunud usu kui sellisega, siis kõik, mida me teame üldse Jumalast, kui me suudame midagigi ette kujutada, ilma eelarvamusteta, siis see peab alistuma perfektsusele. See peab olema midagi nii head, et sa ei suuda ühtegi asja tuua kõrvale, mis oleks sellega võrdne. Nüüd kristlastena mina julgen öelda, et meie Jumal on arhitekt, ta on autor, kes armastab. Ta on meid kõiki loonud, tal on meile kõigile midagi öelda ja tal on meile kõigile lugu valmis. Jumal on öelnud oma kirjasõnas läbi prohvet Sakaaria. Mul on suur püha viha Sioni pärast. Mul on suur tuline viha tema pärast. Siin siis Jumal ütleb, et ta ihaldab Jumala kogudust, ta ihaldab Jumala rahvast. Ta tahab, et nemad kõik otsiksid teda ja püüdleksid tema poole ja ei tunneks rõõmu millegi muu üle, kui et ainult tema üle. Ta on ihanud tegelikult kõigi meie kiindumust ja pühendumist juba inimkonna esimestest päevadest alates. Ja tänagi ta tegelikult ihkab meie armastust, meie aega, meie valmisolekut, meie valikuid. Ja see on täpselt see moment, kus Jeesuse üks suurimaid selliseid käske peegeldub. Armasta Jumalat kogu oma südame, hinge, mõistuse ja jõuga. Nii et
kui meie südamed on täna näiteks suundunud midagi muud püüdma, midagi muud otsima või ihkama, kui teda, siis Jumal on öelnud, et ta on püha ja ta vastab õiglusega. Nagu kuulsime, siis selles eelmises kirjakohas, mille ma ette lugesin, on tegelikult peale selle veel kirjakohti, kus piiblis on Jumalale antud nimeks püha viha. Ja ma loeksin 2. Moosese raamatust 34. peatükist 14. salmist. Sest sa ei tohi kummardada teisi jumalaid, sellepärast, et Issanda nimeks on püha viha. Jah, ta on püha vihaga Jumal. Ja seda viha võib siinkohal tõlgendada ka ihkamisena, et ta on justkui nii püha, et kõik, mille tema on planeerinud, kuulub õigusega talle. Ja ta ihkab ka meid just seetõttu, et päästa meid ära sellest kurjast ja sellest kaduvusest. Ta ihkab meid iga päev sellepärast, et jagada meile oma armu, meile oma lootust, meile oma andestust. Ja ta tahab sellega sütitada kogu maailma, kogu loodut. Ja väljakutseks, kui me küsime täna endalt, kes on Jeesus? Kui me ütleme, et Jeesus on inimkonna päästja, siis me ei eksi. Ja kui me näiteks, kui seda küsitakse, seda võidakse küsida meilt, kui me oleme kristlased, siis me ütleme sellele küsimusele vastuseks, et ta on minu päästja. Ja me ka ei eksi. Aga mis probleem siit mõlemal puhul kaasproduktina ilmneb, on see, et me oleme üsna pealiskaudsed. Me järame neid rasvuvabasid kummikomme, millest Jakob ühel pühapäeval metafoorina rääkis. Sest kuigi need mõlemad laused on õiged, need on tõesed, siis skeptilisus meie ühiskonnas lammutab need väited kiirelt maha. Paljud meie seast, meie ühiskonnast näiteks silitavad kõhtu, ütlevad, et mul on liblikad kõhus. Või et mingid haaremi pükstes mehiksed ütlevad, et universum rääkis täna minuga. Ja see moment, sellised nähtused, need ei peegelda kellegi usku, vaid see on puhas ebausk. Me peame tegelikult kristlastena mõistma, kui tugev empiiriline alus on meie Jumalal läbi Jumala poja Jeesuse ajaloos. Me peame seda tegelikult iga kord mainima, kui me jagame enda tõekspidamisi teistele, kui me jagame enda usku Jeesusesse. Jeesus ei ole lihtsalt päästja, vaid ta on kuningas ja ta teeb siin maailmas midagi suurt ja midagi uut. Ta väärib märksa rohkem kui ühte lauset. See, kui me ütleme kellelegi, et Jeesus on päästja, võib lihtsalt lause lõpetada, võib selle jutu lõpetada, aga me peame tegelikult rääkima suurt pilti edasi, mida Jeesus veel tegi, kuidas ta tegi, miks ta tegi, kellele ta tegi. Jeesus väärib rohkem kui ühte lauset. Kõik üldse hea, mida sa oled täna kogenud, mida sa elus koged, mida sa oled kogenud, see kõik on temalt tulnud ja tema läbi. Piiblis on öeldud, et läbi Jeesuse on maailm käima pandud ja Jeesus hoiab seda käigus. Minu enda loos kadedus, selline isekus, omakasu, ahnus, need olid sellised probleemid, mis mind hoidsid väga selgelt Jumalast eemal. Ma tegin mingit oma asja, ma olin mingisugune bänditüüp, kes arvas, et siin elus on eesmärk tuua endale võimalikult palju mõnu ja võimalikult palju au iseendale. Kui ma kuulsin sõnumit Jeesusest, siis ma sain teadlikuks, mida on valesti tehtud, miks maailm tundub mu ümber nii katkine ja miks tundub loogiline, et peaks nagu iseendale võimalikult palju head tõmbama, sest kõik on nii pekkis. Kuigi nagu see muutus minu elus ei käinud üleöö, siis ma sain väga selgelt läbi Jeesuse sõnumi aru, mille vastu on eksitud ja kuidas on asju valesti tehtud ja miks see siis on nõnda läinud, nagu ta on hetkel. Ma ei otsi täna endale enam ise tunnustust, ma ei otsi endale kasu, ma tunnistan täiega iseenda nõrkust ja ma tänan Jumalat, et tema on lubanud, et tema tõstab need üles, kes alanduvad tema ees. Ma usun, et tänane päev on toonud ka sulle selge tajumise, kelle vastu sa tegelikult eksinud oled.
sa ei ole eksinud lihtsalt enda mingite standardite vastu, sa ei ole eksinud lihtsalt mingite ideaalide vastu, mille sa oled ise enda arvates peas välja mõelnud, vaid tegelikult sa oled eksinud püha Jumala vastu. Aga kui mäletad, siis Jumala arm on hämmastav ja piiritu, see on tingimuseta agape. Ta võtab su mis tahes juhul vastu, nii et see on puhas rõõm, see ei ole hukkamõist. Tänane päev ei ole kuidagi toonud sulle hukkamõistu, vaid see on toonud sulle erilise võimaluse võtta Jeesus Kristus enda ellu. See mees, kes elas perfektset elu, kes tegi tõepoolest üleloomulikke asju, tegi selliseid hoomamatuid ja suuri tegusi siin meie keskel, selles samas maailmas, mitte lihtsalt kuskil luule või värsiridadel või ühes raamatus. Las Jeesus võtab su igasugused probleemid ja arusaamatused endale. Las tema juhib sind sealt jamast, kus sa iganes oled välja. Kui ma mõtlen jälle enda peale, siis ma nii selgelt tunnetan ka täna, et Jeesus ja rist on piisav. See on piisav, et sinu probleemid olematuks teha ja reaalselt Jeesus ja tema ristisurm oli piisav, et minu patt maha matta ja tema ülestõus, mis kõige olulisem, oli piisav, et mind sellest vabastada. Nii et ta teeb täna seda sama ka sinule ja sinu ka, kui sa vaid lubad. Nii et ära maga maha oma elu parimat otsust. Ja lihtsalt tea, et armastus on lahendus isekuse ja kadeduse eemaldamiseks. Nii et siit annan ma üle veel campuspastoritele. Ma tänan.